Levinumad vead lõpumeigis. Esimene kõige suurem viga on, mida mina olen näinud lõpetajate meigis, et see meik on liiga tugev ja liiga paks. Isegi kui me teame, et meil on pikk päev ees, on foto tegemine, ei tohi olla see põhi liiga tugev ja mitte mingil juhul ta ei tohi olla teist tooni. Et kindlasti vali enda dekoltee ja kaelatooni järgi siis ülejäänud näotoon, et jumestuspreem oleks täpselt see, mis sobib ka sinu siis käsivaarte ja jalgadega, et ei oleks siis teist tooni nägu. Siis kanna peale seda nii parajalt ja õhukeselt, kui on vaja. Ära pane teda liiga palju, sest isegi kui sul ei ole veel kortsukesi, siis kogu selle miimikaga ja pika päeva peale võivad tulla välja siis sellised salakortsud, millest sul ennem üldse aimugi ei olnud. Kindlasti hajuta. Kui sa kasutad erinevaid lauveritoone, tugevat põsepuna, siis ära jäta rantega jutte, vaid ilusti hajuta värvid ja sulata nad naha sisse. Kindlasti tasuks kanda kihiti lauveritoone, et panna kõigepealt heledat tooni, siis alustada tumedatega ja lõpuks jällegi heledatega hajutada, et saada selline ilus ja harmooniline tulemus. Kui sa valid endale üldse lauvärve lõpumeigiks, siis vaata kindlasti oma kleiditooni, aga samas ära unusta oma silmavärvi. Et silmavärvi toovad välja vastandvärvid, et näiteks kui sul on sinised silmad, siis sa võiksid vaadata veidi selliseid soojamaid, oranžikaid, pronksikaid toone. Kui sul on rohelised silmad, siis lilla toob selle näiteks ilusti esile. Ja kui sul on pruunid silmad, võiksid proovida veidi tumesinist ja miks mitte ka siis kuldset sinna sisse segada. Aga kõige kindlam valik on kindlasti loomulikud, naturaalsed looduse värvid. Beežikad, pruunikad, kerged sellised oranžikad, et nende värvidega sa ei lähe kunagi alt. Iluprotseduurid. Ära tee kunagi vahetult enne näiteks näomaski, tugevat koorimist või ka näiteks kulmude kitkumist. Katsu need protseduurid teha ära 4-5 päeva enne. Siis on kindel, et kuskilt ei puneta ja ei ole selline ebaühtlane ja allergiline nahk, et oled ilus ja täpselt selleks peoks valmis. Üks lisadetail, mida võib-olla võiks teha, on lisada ripsmed silmadele. Et mitte siis tervet ripsmekaart, sest see mõjub võib-olla liiga võltsilt ja väsitab tegelikult silma ära, vaid panna pooliku ripsmeriba silmale või siis kasutada üksikuid tutikud, et teha see silm selliseks rohkem intensiivsemaks ja tugevamaks. Veel sa võiksid kaaluda matipuudri kaasas kandmisest, sest et ei ole ilus, kui see nägu läigib niiviisi üleni. Kindlasti on hea kanda highlight peegeldusi näole just nendes õigetes kohtades, aga terve nägu ei tohiks läikida, sest fotole ei jää see kindlasti ilus. Üks detail, mida tuleks veel tähele panna jumestuse juures, on huulepulk. Kindlasti ei ole hea, kui see huulepulk on poole pildistamise pealt maha kulunud. See jätab ka tervest meigist sellise väsinud ja pooliku mulje. Vali huulevärv püsiv ja mitte väga hele. Et ta võiks ikkagi esile paista ja fotodel on alati ilusam natukene erksam toon. Lõpetuseks võiks öelda sellise juhtlause. Vähem on parem. Kõik tahavad olla säravad ja ilusad lõpupäeval, aga kindel on see, et sinu noor nägu ja säravad silmad on ilusad ka ilma liigse ja paksu meigita.